oleme siin BFM-i helistuudios ja meil on täna külas Kristjan Randalu. Mina olen Kaisa. Ja mina olen Henri. Ja see on Jatskaare 10. podcast. Tere, Kristjan. Tervist. Rõõm on sind siin näha. Rõõm siin olla. Ma siis kohe alustangi sellega, et sul valmib kohe, või õigemini ilmselt on valminud ja tuleb kohe välja uus heliplaat. Et räägi meile siis alguses natukene sellest. No see plaat on nüüd valmis muidugi. Muusika on ammu valmis. See sai salvestatud eelmine suvi. Ja muidu ikka tehakse plaate ja antakse neid välja, aga ma lihtsalt konkreetselt jäin nagu selle plaadiga vaatama, et millal mul need mõtted algasid ja leidsin isegi kirja, kus ma saatsin konkreetselt ühe oma mingi demo salvestise, palusin selle edastada, see oli aastal 99, nii et mul võttis see projekt peaaegu 20 aastat aega. Siis mul ei olnud veel see konkreetne muusika valmis, aga lihtsalt see mõte konkreetse produtsendiga, konkreetse plaadifirmaga teha koostööd, et see oli väga vana ja võttis palju hoogu. Selles mõttes on see minu jaoks sisuliselt kuidagi natuke teistmoodi plaat, kui võib-olla eelnevad. Kas selle kohta võib siis öelda, et see on nagu selline unistuste täitumise plaat? Jaa, mingil määral küll. Mitte nüüd, et see on nüüd mingi, et hakata välistama muusikalise sisu mõttes midagi muud, et see on nüüd see ainuõige ja alternatiivi ei ole, seda mitte. Klaverikant kinni ei hakka panema veel ei, seda mitte, aga mõnikord ikka tuleb küsimusi, et mis on need sellised suured sihid või unistused ja tihtipeale on ka siiralt raske nendele küsimustele vastata. Aga tagantjärgi siis selle plaadi tegemine kuulus nende hulka, isegi kui ma võib-olla seal mingite aastate jooksul nüüd sellega aktiivselt ei saanud tegeleda või see ei olnud fookuses, aga nüüd, kus see on teostunud, siis ma võin küll öelda, et see oli üks nendest asjadest, mis oli ikkagi sellise mingi oma väikese mentaalse nimekirja kirjas, et see on üks asi, mida tahaks teha ja nii ta on. Ja kuidas see koosseis kokku tuli? No sellel oli täitsa oma lugu, sest ma kirjutasin need lood viimaste aastate jooksul, mängisin neid mitu korda ka erinevates olukordades ja kontserdidel üksinda. Siis tekkis uus trio, siis sai seda muusikat mängitud ja lõpuks, rääkides nüüd see plaadi projektist, siis käis suhtlus produtsent Manfred Eicheriga. Siis oli minu ettepanek teha trio koosseisus see plaat ja siis ma näitasin talle ka neid lugusid ja saatsin talle midagi ja saime vahepeal ka kokku ja rääkisime ja tema jällegi oli teadlik minu asjadest, mis ma olin varem teinud ja ma olin teinud ühe duo plaadi koos kitaristi Ben Monderiga. Temal tekkis see mõte, ütleme Manfred Eicheril, et võtta Ben sinna juurde, et kuidagi tekitada see sümbioos ja seos jälle, mis oli ka orgaaniliselt juba kasvanud, et seal oli midagi, et see ei olnud selline lihtsalt, et kellegi tuleb mõte ja paneme nüüd selle kokku. Ja siis lõpuks, miks see oli nüüd selline natuke ebastandardne koosseis, ütleme klaver, kitarr, trummid, ilma kontrabassita. Lõppude lõpuks ikkagi see plaanide lõplik paikapanek ja kinnitamine ja nii, seal olid mitmed keerdkäigud vahepeal ja graafikute sobitamised ja visioonid ja mõtted ja siis tuli see impulss jällegi Manfred Eicherilt, et teeme sellise trio plaadi, et tal oli juba algselt see argument, kui ta arvas, et Ben Monder võiks tulla sinna juurde, et klaveri trio džässmuusikas, ütleme klaver, kontrabass, trummid on väga, väga levinud kooslus, väga selles mõttes standardne ja teha midagi selles ansamblis asetab selle muusika kohe sellisesse väga laia maailma, kus sarnaseid kõlapilte on väga palju. Et ikkagi, ma arvan, et tal oli ka see mõte seda kuidagi tahta eristada või et leida see impulss sealt. Ja sealt see tuli ja siis tagantjärgi ma mõtlen, et just konkreetselt see muusika, nagu ma enne ütlesin, et ma olin seda palju ka üksinda mänginud, et see oli juba minu poolt nii mingil määral tihe, ütleme, et ma olin niikuinii teostanud tervet seda materjali ka üksinda, et siis teha see nüüd sellises koosseisus, kus klaver on ikkagi väga, ütleme, sellises orkestraalses rollis, et katta siis kogu harmoonia, bassi, liikumine, nii edasi. See oli hea otsus ja ütleme, muidugi, kui sellised ettepanekud tulevad kõigepealt inimeselt, kes ei ole otseselt selle muusikaga
muusika mängimisega seotud, siis ma oleksin väga skeptiline, aga samas jällegi, kui selline inimene sellise kogemusega ja sellise aastate kümnete pikkuse plaatide produtseerimise kogemusega teeb sellise ettepaneku, siis on samamoodi põnev ja ka huvitav, et usaldada seda ja olla kindel, et teine inimene näeb selles võib-olla hoopis midagi muud ja tal on oskus näha juba mitu sammu ettepoole kui võib-olla ise. Siis tegelikult see kooslus, nagu lõpuks see plaat sai salvestatud, oli selles kombinatsioonis väga värske, et me tegimegi ühe kontserdi vahetult enne salvestust juba nii-öelda poolel reisil, me salvestasime Prantsusmaal, tegime ühe kontserdi Saksamaal enne seda niimoodi prooviks ja nii see toimus. Ma räägiks siis natukene ka sellest plaadifirmast, kellega sa koostöös selle välja andsid. Äkki sa siis räägid, miks see on nii nimekas ja räägid, kuidas üldse sinu ja selle firma koostöö siis alguse sai? No ECM lühendina Edition of Contemporary Music on selline ühe mehe firma algusest peale, et see ongi produtsent Manfred Eicher, kes selle aastal 69 asutas ja tänaseks peaksin nüüd fakte kontrollima, aga ta on vist ise produtseerinud mingi 1500 plaati vist ja lihtsalt nende hulgas on nende aastakümnetega nii paljud plaadid, mis on kindlasti mõjutanud terveid põlvkondi muusikuid ja mitte ainult muusikuid, vaid ka tavakuulajaid. No lihtsalt juba faktiliselt selline asi nagu Keith Jarretti Köln kontsert peaks tänapäevani olema enim müüdud sooloklaveriplaat. Et lihtsalt juba, ütleme, see auditoorium, kuhu see muusika on jõudnud, on olnud nii suur ja on endiselt nii suur ja või ütleme nüüd Eesti kontekstis rääkides, et sisuliselt terve Arvo Pärdi looming on ilmunud koostöös ECM-iga, et need seosed on väga tugevad ja siis mulle isiklikult samamoodi, et huvitudes muusikast üleüldse, džässmuusikast konkreetsemalt, et ma väga varakult kuulasin neid plaate. Ma kuulasin selle inimese produtseeritud plaate ja mingil määral oli see ka ideaal, et see ühest küljest on need artistid ja muusikud ja kes kõik on sellega seotud olnud, aga sellega käib käsikäes ka väga kõrge produktsioonistandard. Need on teatud paar stuudiot maailmas, mida ta eelistab kasutada, kui on stuudioolukord, muidu on kontsertsalvestused ka erinevatest saalidest, aga ütleme, mida seostatakse selle plaadifirmaga on igal juhul lihtsalt maksimaalne juba tehniline teostus. Et rääkides sellest tootest kui lihtsalt tootest, et mis kvaliteediga seda on toodetud, et seal ei ole tehtud kompromisse. Ja nüüd isiklikult sellega kokku puutudes, ikka olen ka varasemalt suhelnud teiste firmade produtsentidega ja plaadifirmadega ja tegemist on ikkagi äriettevõtetega, et nad toodavad midagi ja peavad seda mingi hetk kellelegi siis müüma, et see asi toimiks. Ja ega see ei ole ECM-i puhul teistmoodi, see on ikkagi samamoodi, et seal tekitatakse toode ja siis on vaja leida see publik, aga ütleme selle iseloomise või salvestamise ja sellega suhestumise protsessis ei kerkinud kunagi mingid küsimused või nõuded, mis oleksid nagu otseselt viidanud sellele, et nüüd ikka suuname seda natuke sinnapoole, et see oleks kergemini müüdav või et mõtleme nüüd selle müügi poole peale, et see prioriteet on kuskil mujal. Kas küsin küsimuse vahele, et kas siis võib seda ECM-i plaadifirmat siis vaadata ka natuke nii, et kui selle alt ilmub mingi plaat, siis inimesed vaatavadki, et ohoo, see on ECM-i poolt välja antud, et see kohe näitab, et sellel on nii-öelda kvaliteedi mark nagu peal. No ma ütleksin praegu selles kontekstis siin sobiva paralleeli, et ega näiteks inimesed näevad plakatid, et on Jazzkaare kontsert ja ostavad pileti. Yeah. Ma pakun, et väga paljusid artiste ei tea Eesti publik, keda minnakse kuulama. Aga kui seda kontserti oleks niisama kuskil tehtud, siis oleks olukord teine. Aga kuna see on Jazzkaare kontsert, siis see on juba samuti mingi usaldus. No sa mainisid korraks kontrasti selle kontsertsalvestuse ja stuudiosalvestuse, et sa oled ennem ka Vaiko Eplikuga seda lahkhelite plaati salvestasid kontsertsalvestusena, et mis nende kahe asja vahe on või kumba sa eelistad või räägi natukene sellest?
need on erinevad olukorrad, kuigi tihtipeale, kui võetakse ikkagi ette teha kontsertsalvestus, siis enamasti see ei ole selline, ütleme, et kui plaat nüüd kestab a la mingi tund aega ja tehaksegi tunnine kontsert, siis ei tähenda, et see salvestus kestab tund aega. No, et siis on ikkagi need konkreetselt nüüd Vaikoga plaatide puhul, see Lahkhelid oli juba teine, me tegime ikkagi mitu kontserti, just ka selle mõttega, et valida, et võib-olla üks lugu mingil kontserdil meeldis rohkem või toimis rohkem, mõjus paremini. Ja mis huvitav, eelnev plaat oli kooskõla mõlemaga, läks tegelikult nii, et me vist kava mõttes need esimesed lood tegime hiljem veel kord või mängisime lisaloona veel kord või nii, ja siis see energia oli hoopis teine, et tegelikult siis see, mis kõlab lõpuks plaadil esimese loona, ta on õiges kohas, aga ta polnud mitte see versioon, mis kõlas esimese loona. No, et lavale minnes ja kuidagi suhestudes publikuga ja sinna sisse elades sellesse olukorda, et see on ikkagi teine energia. Aga on ka teisi näiteid. Mul üks plaat tekkiski nii, et see oli kontsert, meil ei olnud plaan mingit plaati teha ja raadio salvestas selle, aga publikus istus siis üks produtsent, kes ütles, et teen plaadi sellest ja lõppude lõpuks oli kuidagi väga sobiv ja hea hetk, see oli konkreetselt duoplaat siis Podeki Jankega, perkussioonimängija Eestis ka korduvalt käinud ja oleme koos mänginud peaaegu 30 aastat, nii et siis ütleme, seal oli võib-olla selline piisavalt pikk ettevalmistus, et see sünergia niimoodi toimis aga stuudioplaadi tegemisega on kuidagi see viimistlemise hetk ja võimalus ja fookus on võib-olla teine, nii et seda ei saa nii otseselt võrrelda, aga ma tihti tajun küll, et just nagu muusikud ka, kui nad küsivad, mis su viimane plaat on või anna mulle üks oma plaatidest või näita, mis teed, või et nad pigem tahavad just mingit stuudioasja, et just tegelikult see on siis see, kus keegi paneb mingi asja kokku, see on mingil määral nagu visiitkaart ja on võtnud selleks aega ja tekitanud mingi ideaalse, enam-vähem siis enda jaoks ideaalse olukorra, et salvestada see muusika, mis sellel hetkel on, sest live-salvestusega on alati mingid kompromissid, just rääkides ruumist või publikuga võib-olla mida iganes ja et stuudioga nii kergelt neid kompromisse, siis keegi nii-öelda ei vabanda või ei andesta neid, et miks on klaver häälest ära või miks ei kõla see hästi või miks on see nii ja naa, sest siis on lihtsalt puudulik produktsioon, aga mitte asjade olu, nagu ta oli. Väga erinevad tööviisid. Ja see plaat oli siis pigem stuudios? See oli täitsa stuudioplaat, see oli nii, et me olime jällegi ECM-ist rääkides, et see formaat on enamasti, et terve plaat tehakse 3 päevaga. Et 2 päeva on salvestust, standard on 10 tundi päevas on stuudioaeg ja 3. päeval juba miksitakse ja master tehakse ka kohe otsa. Master tähendab, et siis Manfred Eicher istub seal, talle režissöör mängib loo algused ja lõpud võib-olla ette. Järjestus pannakse juba peale miksi paika, kui see kõlapilt on paigas ja siis, kui need lood niimoodi lastakse järjest, siis mingi lugu lõpeb, on vaikus, silmad kinni, siis mingi hetk ja sinna paneb tehnik markeri, et sealt hakkab järgimine lugu. Et lihtsalt selline reaalajast tunnetatud, et see paus on nii ja nii pikk. Millal algab järgmine lugu? Aga seal siis ei ole ka jäik, see ei ole nii, et nii on. Siis seal oli ka olukordi, kus ma ütlesin, et mul tundus see lühike või mul tundus see pikk, et tõstame selle, teeme suurema vahe. Proovime. Ja siis. Aga näiteks ka siis niimoodi, et siis läksid kuud mööda, järsku tuli sõnum, et ei, et ma ikkagi mõtlesin, et tõstame ühe teise loo esimeseks looks. Ja jällegi minu jaoks huvitav, et kui inimene tõesti teeb aastas, ütleme, mingi 50 produktsiooni, mis igaüks hõlmab ka reisimist, tähendab, ta teeb kogu aeg midagi. Et siis jõuda ikkagi, et tal on endal see sisemine vajadus ja energia, et ta ikkagi, see ei ole suva, et ta teeb selle ära ja siis paneb sahtlisse ja siis teised umbes tehku see töö ära ja andku välja, vaid ta ikkagi tuleb selle juurde tagasi ja talle on see tähtis, et see oleks sisuliselt veenev ja haakuks tema visiooniga. Kui sa räägid, et see idee oli sul juba aastaid olemas ja lugusid sa mängisid ka juba varem, et kui palju nüüd just kui tuligi välja, et see album saab reaalseks, et kas mingi lugu kirjutati veel juurde, kas need olemasolevad nii-öelda albumikaaslased siis ka andsid oma näpunäited mingitele lugudele, et kui palju see albumi idee nagu algupärasest muutus? See algne impulss, see on nagu eelmises elus selles mõttes, ma ütleks, muusika sisu mõttes konkreetselt pole sellest ajast mitte midagi säilinud. Aga võrreldes nende lugudega, mis olid sul valmis ja mida sa teadsid, et sa tahad plaadile panna?
see oli päris konkreetne, isegi jäid salvestuse protsessi käigus, mis oli jällegi minu jaoks huvitav, et noh, see ei ole see, et produtsent on ainult selles rollis, et nüüd ma, nagu ma ütlesin, järjestus ja vaid ma kogesin seda pigem kui sellise olukorrana, et juures on veel üks bändi liige, kes toimib ka arranžeerijana ja heliloojana. Ma arvan, et inimesed muidugi lähevad ka nendesse sessioonidesse või oma salvestusvõtetesse kuidagi väga erineva ettevalmistusega, aga mul oli see fookuses olnud pikka aega ja ma tulin sinna selles mõttes väga ettevalmistunult, et esiteks olime seda muusikat mänginud korduvalt ka samade inimestega, küll erinevates kooslustes, aga see, et see, keegi ei tulnud sinna veerima umbes, et mida nüüd anna mulle noodid ette, hakka vaatama, mis toimuma hakkab. Ja ma olin ka väga nii-öelda hoiatatud selle suhtes, et Manfred Eicher just väga aktiivselt tahabki sekkuda ja mitte sekkumise pärast ja mitte, et nüüd tingimata peab midagi hakkama moondama, aga ikkagi teostada see kunstiline visioon, milles on temal ka väga suur osa ja seda võib lihtsustades võib-olla niimoodi üritada sõnastada, et tekitada sinna rohkem ruumi, rohkem vabadust, rohkem üllatust, rohkem spontaansust, et mu lood olid väga paigas, nad olid konkreetsed, ma andsin talle noodid, nii, sest ta teadis ainult võib-olla 2-3 lugu, mille põhjal oli see, ja umbes lähme teeme ja siis oli, aga plaat on ju palju pikem. Ja siis see protsess oli niimoodi, et kõigepealt me tegime ühe võtte, salvestasime, siis oli ka enamasti talle esimene kord, et see lugu tervikuna kuulis. Ja siis tulid sealt mingid ettepanekud, mitte iga loo puhul, mõni lugu püsis täpselt formaalselt nii, nagu ta oli, siis tegime võib-olla veel paar võtet ja juba sobiski, aga seal olid lood, millest jäi võib-olla võrreldes minu algse variandiga jäi alles 10%. Et nüüd, kui ma seda lugu kontserdil mängin, ma mängin teda endiselt enda tervikus, aga plaadile tuli mingi fragment. Ja või selliseid hetki oli, kus näiteks oligi tekitatud mingi vaba osa, et et mängime nüüd siia, siis ühe osa jätame ära, aga nüüd tehke sealt selline mingi vaba asi ja siis umbes vaatame, mis saab. Nii, ja siis seal tekkis midagi, kitarr kuidagi juba lõpetas mängimise, ma olin ka juba lõpetanud, trummid mängisid edasi ja siis kõrvaklappides ütleb siis Manfred, et Kristjan, mängi edasi. Ja siis ma ja siis ma hakkasin midagi tekitama, aga kui sa pärast kuulad seda ja sa ei tea ju neid näpunäiteid või märguandeid, ja see tundus väga loomulikult, et see oli väga dramaturgiliselt väga õige lüke ja selliseid hetki oli mitmeid ja mis minu jaoks veel põnevam, et olles seda kogenud, ma kuulan tema tehtud teisi plaate hoopis teiste kõrvadega, sest ma tajun või ma arvan tajuvat, kus on olnud sarnaseid olukordi või kus ta on muutnud neid lugusid, kus ta on muutnud selle kuidagi lahti, muutnud vormi või just andnud mingi impulsi niimoodi, et see oli väga põnev. No sa oled mänginud väga paljudes erinevates riikides ja väga paljudel erinevatel lavadel, et kuidas praegu sinu jaoks lavale minek on või kuidas see protsess on, et kas on ikkagi ju väga suur vahe, kas esineda kuskil Carnegie Hallis või kuskil Tallinnas või et kuidas sinu jaoks nüüd praegu see nii-öelda siis kontsertformaadis see esinemine välja näeb või kuhu see arenenud on nende aastatega? Kui rääkida mingist lavanärvist või nii, siis võib-olla pole kuhugi arenenud, et õnneks see on säilinud, aga see ongi selline vajalik osa, et ka aega mööda võib-olla siis muutuvad sellised ka konkreetselt mingid psüühilised ja füüsilised seisundid, mis kaasnevad kontsertidega, et siis juba sa tajud, et su keha on targem kui sa ise. No, et kui keha teab, et umbes et kell 8 on kontsert, siis näiteks ta mingi kell 5 või 6 väsib täitsa ära ja siis võib tekkida paanika, et mul pole üldse energiat, ma olen nii väsinud, kuidas ma õhtul mängida saan, aga siis tajuda seda, et see ongi selline teadlik säästurežiim ja siis täpselt õigel ajal tuleb see energia tagasi ja ma arvan, et see on see selline aastatega kogemus, et lihtsalt tajuda, et need mingid mehhanismid, mis toimivad ja mingil määral korduvad olukorrad ja olla mitte siis sellest üllatunud. Aga nüüd rääkides erinevatest kohtadest ja auditooriumitest, see otseselt ei pruugi üldse seoses olla. Just on väga huvitav olnud, mängides ka teiste muusikutega, kui ma olen tajunud, et tegemist on pigem mingi väga suure auditooriumiga, tegelikult suure kontserdiga, mis tagantjärgi selgus, et isegi võeti telesse ja seda näidatakse korduvalt ja nii, ja siis ma mõtlen, et see oli võib-olla selle tuuri, et oli olnud paar kuud pausi, me saime kokku värskelt võib-olla
võib-olla kõik ei olnud nii paigas või nii lihvitud ja nii, ja siis, aga ei tekkinud ka, keegi ei tulnud midagi ütlema ka, et kuulge, täna on tähtis või niimoodi. Isegi oli olukordi, kus tagantjärgi selgus, et see kontsert oli otse-eetris. Aga mängides ei olnud mingit infot ja siis ja omamoodi see muidugi psühholoogiliselt väga, väga mõjutab, aga võib-olla see on ka siis bändi liidri poolt mõnikord selline teadlik lüke, jätta see alateadlik võib-olla natuke vabadus või et ei ole kellelgi seda pinget, et nüüd on tähtis, vaid lihtsalt on nagu on ja lõpuks võib-olla ongi nii parem. See võib olla väga erinev, mingi suur tähtis saal anonüümsete inimestega võib tunduda palju kergem kui näiteks mingi väike klassiruum, kus istuvad 5 kolleegi ja kuulavad. Et juba, kui sa tead, et mingid väga konkreetsed inimesed on näiteks publikus või nii, et see võib mõjuda psühholoogiliselt hoopis teistmoodi. Ja nüüd on Jatskaarel siis ka tulemas Jatskaare publikule esinemine. Küsiks võib-olla lõpetuseks, et kui inimesed tulevad nüüd aprillis Jatskaare kontserdile kuulama enamasti siis uue albumi esitlust, et kuhu sina tahaks, et sinu muusika ja uus album viiks inimesi? Või kui inimesed panevad sealt seda muusikat kuulata silmad kinni, et kuhu nad võiksid ennast manada, mis keskkonda näiteks? No selline konkreetne paikapanek, et mida inimene peaks mõtlema, tundma või mida sina tundsid? Kui sina neid noote panid no iga looga on ju mingigi konkreetne seos, mis ei tähenda, et see muusika on konkreetselt programmiline, et nüüd ma kirjutan taevast ja nüüd ma kirjutan puust ja siis metsast ja et need seosed võivad olla palju abstraktsemad ja mõnikord ka võib-olla palju konkreetsemad muusikalised, aga ma sõltumata nüüd konkreetsest sisust, ma arvan, et iga sellise laiemalt kunstiteose puhul minu jaoks on ikkagi määrav see, et ta peab hõlmama selle vaatleja või kuulaja või kes iganes sellega suhestub täielikult. Ta ei tohi jätta ükskõikseks. Nii et ma arvan, et seda ma otsin ka, et kes iganes sinna on, et sinna läheb või kes iganes seda muusikat kuulab, et ta ei avasta ennast võib-olla vahepealt mõttelt, et oota, et mis ma veel poest pidin tooma. Et see võib ka juhtuda ja see on ka okei, seda võib ka laval juhtuda, et see on, ütleme siis keskendumise ja fookuse, ütleme ka selline selles hetkes olemise oskuse ja selles teadliku olemise küsimus. Aga see ei ole mingi läbiv seisund, see on pidev selles liikumine ja enda selles hoidmine, aga ma arvan, et see on see taotlus, et olla 100% selles muusikas. Mida iganes see siis üksikule kuulajale tähendab või kuidas seda tõlgendada, ma arvan, et seal on neid nüansse väga palju. Muusika viiks inimesed täpselt sinna, kuhu nad tahavad, et see viiks. Ma ütleks isegi võib-olla, et muusika viiks inimesed sinna, kus nad isegi ei teadnud veel, et nad seda tahtsid. See on hea vastus. Aga aitäh tulemast, meiega vestlemast ja täname siis meie helineiud Anna-Maria Jamsi ka. Kevadine Jatskaar toimub siis 20. kuni 29. aprillini ja Kristjan Randalu uut loomingut saab siis kuulata 23. aprillil Viljandis ja 24. aprillil Tallinnas. Nii et ootame kõiki jatsusõpru. Aitäh! Aitäh!